Tere, mina olen Toomas ning selles lühivideos räägiksin veidi failide ja mudelisiseste atribuutide nimetamisest ning selle olulisusest töövoos. Selles videos kasutan näitena Narva kesklinna põhikooli tööprojekti koondmudelit IFC Vaaturis BIM-Collab Zoom. Kui koostatakse mudelprojekteerimise rakenduskava, siis lepitakse ka kokku mudelite nimetamise struktuur. Kui töövoog saab olema pilvepõhine ja automaatse uuendamisega, siis tuleks osamudelite nimetamisel kindlasti vältida kuupäevi. Mudeli nimetuse struktuur võiks olla järgmine. Suurtähtedega projekti koodnimetus, alakriips, tööstaadium, alakriips, valdkond. See, milline on valdkonna lühend, lepitakse kokku rakenduskavas. Järgmisena vaatame infosisu nimetamist arhitektuurse mudeli uste näitel. BIM-Collab Zoomis on koostatud tabel, mis kuvab parasjagu RKS-i nõuetekohast infosisu. Siin on ilusti näha, et nimetus on siseuks, siis tüübi markeering, avamõõt, materjal ja nii edasi. Praeguses pildis on kõik korrektne. Nimetus on konkreetne ja lühike ning saab kohe aru, millega tegu. Samuti on tüübi markeering loogiline. Avamõõt on kõikjal ühesuguse järjestusega ehk laius korda kõrgus, ehk siis kõik on korras. Kui nüüd aga vaatame natuke ülevalpool tabelis toimuvat, siis on näha, et osad uksed ei ole päris korrektselt määratletud. Näiteks siin on nii nimetus kui tüüp sama tekstilise väärtusega. See võib olla näpuviga, kuna on palju erinevaid samalaadseid elemente, mis tuleb üle kontrollida, kuid siin tasub olla siiski hoolas. Kui näiteks tahta eelarvestuse jaoks koostada tabelit, kus kajastuvad kõik siseuksed, siis selliselt võib omajagu uksi välja jääda ning tulemuseks tulevad valed eelarvemahud. See võib tunduda algul veidi tühisena, kuid suurtes projektides võivad taolised asjad eskaleeruda päris suureks probleemiks. Seega siinkohal rõhutan, et ülimalt oluline on saada kõik infoväljad ühtse loogikaga õigetesse lahtritesse. Viimasena tahaks näidata ka property setide lahtrite nimetamise loogikat. Juhul, kui on RKS-i nõuded, siis sel puhul tuleks lähtuda RKS-i poolt väljastatud andmesisu nõuete tabelist. Tarkoni poolt koostatud rakenduskavadele me lisame selle tabeli alati kaasa, kuid seda saab ka alla laadida veebilehelt nõuded.rks.ee/BIM. Ning täiesti alla kerides on link nimetusega lisa 4. Siin on vahelehena lahti samuti uste infosisu nõuded. Eelnevalt näidatud projektis oli kasutatud 2020. aasta RKS-i nõudeid, aga ees olev tabel on 2021. aasta nõuetega, seega siinkohal on 306 avalaius ja 307 avakõrgus kaks eraldi lahtrit, mitte nagu enne ainult 305 avamõõt. Aga selles tabelis on väga ilusti välja toodud, kuidas mingi lahter peaks olema nimetatud. Samuti, kui vajutada sellele plussmärgile siin, siis tulevad esile ka peidetud lahtrid, mis avaldavad rohkem IFC andmeväljade loogikat. Osadele programmidele, näiteks Revit või Archicad, on tehtud Eesti lokaliseeringu template'id, millega saab need property setid juba õigete nimetustega kätte. Tuleb vaid muuta sisu, kui programm seda automaatselt ei loe. Aga juhul, kui property setid tuleb ise luua, siis tuleks lähtuda sellest samast tabelist. Ehk mingi omaduse nimetamisel palun kopeerida täpne nimetus siit. Näiteks 310 alakriips materjal, mitte kirjutada 310.tühik materjal või lihtsalt materjal. Automatiseerimise reeglid on koostatud nende property setide nimetamiste loogika järgi ning kui kuskil on mõni nimetus teine, siis jällegi võib programm seda mitte välja lugeda ning osad elemendid, mis peaksid olema tabelis või ka ristumisreeglites, võivad sellepärast välja jääda. Ning lõpptulemus on vale. See on sarnane näiteks ehitusregistri projektifailide nimetamisele, kus peab olema väga range struktuur, muidu automaatselt tegutsev süsteem ei saa aru, mis dokumendi tüübiga on tegu ning kuhu see tuleb paigutada. Loodan, et see video andis nimetuste ja nende loogika osatähtsusest parema ülevaate ning ma väga tänan vaatamast. Järgmise korrani!